Tšau parvekassad, kui seda videot vaatad, on esmaspäev. Mina filmin seda reedel enne, kui meil lihaauto tegelikult tulnud on. Aga ma räägin teile ära, mis tulemas on, sellepärast, et jaanipäevaks liha. Me oleme avatud täna terve päeva ja me oleme avatud homme, mis kellani? 3-ni. Ehk siis kõik on meil võimalik, midagi ei ole kadunud, kui sa oled midagi ära unustunud. Sellepärast, et parvekassad ja grilli tulevad sulle appi. Esiteks, meie jahutatud külmik. Me hoiame seda ilusat kaela sees nii suures koguses kui võimalik. Meil ei ole lisajahutuskülmikut, ehk siis me laame selle paksult täis, et sa saaks tulla ja oma šašlõki liha võtta siiski. See šašlõki retsept, mille Priit tegi, ma soovitan, et sa tuleks kohe võtaks selle liha ja need asjad ja teeks selle ära, sellepärast see peaks olema võimalikult pikalt marinaadis. Me tegime ka teisel päeval seda sama batchi, mille Priit tegi ja see oli veel parem. Ehk siis see ilus kael, me hoiame seda nii palju kui võimalik siin, aga seda läheb juba praegu viimased päevad tohutute kuhjadena, et kiirustage seltsimehe tunnetud. Siis on meil ribai ja need tükid, kui te mäletate, alguses olid need üle 3 kilo kõik, siis oleme hakanud saama seda sükest 2 kilost ja 2,2 ja sellist ka, et ei ole enam, kuidas ma ütlen, 150 pluss eurosed tükid siin, vaid on ka 100 eurosed tükid. Tõnu Peit käis ja tõi oma kuulsa kimchi ka meile lõpuks ja maitstud väga hea kraam. Isegi mulle, isegi mulle. Sealiha sügakülm. Ribi. Ehk siis meil on ribi siin, meil on ribi lisakülmikus. Me proovime kõik asjad ära katta nii palju kui võimalik. Lisaks Iberico Carré, mille kohta on ka retsept olemas, kui keegi ei tea, mis sellega peale hakata. Siis need seaküljed, et juba on hakanud suitsulihamehed käima, et seaküljed parajates tükkides saad küpsetada. Seatiivad, neid tuleb nüüd ka selle autoga juurde, ma tean, mis kohe meie poole teele pannakse. Ja siis, ma ei tea, kui hästi kaamera näeb, aga siin all on üks põhimõtteliselt tordikarp. Ja see on top secret kraam. Mina ja Märt Vikmanist oleme näinud, ma arvan, üle 2 aasta vaeva, et ühte asja siia Eestisse saada. Ja see asi on hästi spetsiifiline ja hästi hea. Ja selle iseärasustega oleme kursis, ma arvan, Eestist mina ja Bambola äkki ja The End. Ehk siis see on top secret, jube hea kraam ja tulemus on siis see, et nüüd hakkab seda siit saama. Ma pean tegema ära retseptid, teile näitama, mis ja kuidas ja see hakkab olema eksklusiivselt siin meie poes. Selle taga on tohutult nõudeid kuni selleni välja, et nad tahavad neid videosid praktiliselt enne näha, kui need üldse eetrisse lähevad. Et mismoodi ikkagi tehakse nende asjadega midagi. Et see on olnud meeletu protsess ja see protsess on nüüd jõudnud selleni, et allkirjad on all ja see leping on olemas. Aga to the next one. Meie veisekülmik. Veisekülmikus põsk endiselt olemas, siis brisketit. Nüüd on seda siin juba hunnikutena. Ehk siis meil on Creekstone'i hästi palju, meil on austraallast, meil on sisefileed, broileri filee, ehk siis rasvakana kolis ka siia külmikusse ümber ja pikanja, ribid, tomahawki, mida me anname iga päev sülemitega välja. Ja see on siis, ta ei ole antrekot, see roll siin. Sellest tuleb väga hea roast beef näiteks ja sellest saab lõigata selle steigitüki nimi on Scottish filee, ehk siis ta on sellest ribaist nagu tükk edasi, et see nii-öelda rasva silm või midagi, mis seal, kuidas seda nimetada, et see ei ole enam nii suur, aga endiselt on see väga pehme ja mõnus liha. Plus selle liha hind on
peaaegu 2 korda odavam kui selle jahutatud antrekoodi oma. Muidugi see jahutatud antrekoot on ülimega hea. Nii, ja järgmine külmik ja siin on Priit, enter, onu Priit. Okei, mis meil siin on? Sellepärast see on nagu sinu meisterklass, mis siin külmikus on. Meil on midagi puudu ka siit, mis tuleb kohe. Siit on tulemas, on nüüd siis veel lambatalle karee. Kasutame Uus-Meremaad. Väga hea. Siis on meil nii-öelda lambaviiul ehk terve tükina küpsetamiseks, barbecue suitsu, whatever. Retsept on olemas. Jalg. No jah, jalg on tegelikult. Viiul on kokade keeles, kutsutakse viiuliks. Ja siin järjekordselt lambatalle kael ehk siis väga universaalne toode, saab nii grillida, hautada, pullediks, suitsu, no nagu seafileed teed, ma ei tea, mis iganes. Ta on parim asi lamba šašlõkiks. Šašlõkiks on ta, jah. Ja ta on andnud kogemata lubaduse mulle, et ta teeb selle lamba šašlõki video ära, mida ma olen edasi lükanud, sest ma ei taha ega oska seda teha. Ja me teeme selle ära. Ja. Nii, edasi on see, siis mida meil siit kuhjadega praegu läheb ja seda on ka nüüd kuhjadega juurde tulemas. Argentiina krevetid. Nad näevad välja nagu oleksid keedetud. Nad on punased, roosaka tooniga, niisugused ilusad, aga nad tegelikult on täis toored. Ja nad on suured. Nad on sama suured kui kõige suuremad vannameid põhimõtteliselt. Just. Siis on meil loomulikult ka vannamehi krevetid. Oot. Need on teise maitsega ka ikka, aine. No selle ma tahtsin jõuda, et meil on ka vannameid, aga hinnavahe on sees, aga maitse erinevus on suurem kui see hinnavahe. Nii, mis meil veel on? Siis on nagu asi, millega ma ei oska mitte midagi peale hakata. Ma tahan öelda, see on onu Priidu spetsial. Tema tellis ise need oma väikse valge käega. Mina ei tea mitte midagi teist. Talle ristluu ehk siis inglise keeles karamp ja väga hea toode grillimiseks ja saabki, natukene näed vaeva ja saad tegelikult päris korraliku talleliha steigi. Okei. Siis on ka lubadus antud, et tuleb retsept. Tuleb mitu retsepti. Okei. Siis on pardifilee. No ilusad suured poisid, üle 200 grammi tükid, hea, lihtne teha, ilmselt pikemat tutvustamist ei ole nagu vaja. Okei, siin meil tuunikala, 2 erinevat sorti siis. Üks on terveloin, millega pead ise siis natuke rohkem vaeva nägema, aga annab sulle suurema mänguvabaduse, et tahan teha steigi nii suure, naa suure, panen üldse terve nahkju, mis iganes. Ja siis sakuplokk, valmis lõigatud ilus 4-kandiline klots ja temaga on see, et kadu on 0. Sul ei ole siit midagi maha lõigata, kõik on lõigatud juba, ainult lase viilud ja... Sellest tuleb ka hinnavahe, et see suur jurakas on oluliselt odavam kilo hinnas kui see plokk nagu. Ja siis meil on kana. See on kanakintsud ja need on ilma seljata Taani kanakintsud, ilusad suured, see vastik seljaosa on sealt ära lõigatud, ehk siis sa ei pea põdema mitte millegi pärast. Meil on külmikud siin meie selja taga, kui me seda kõike näitame, on suhteliselt tühjad. Auto on teel. Loodetavasti, kui sa seda esmaspäeval näed, siis me saame veel kaupa juurde, ehk siis me oleme elanud üle reede ja laupäeva. Esmaspäeva hommikul tuleb kaupa juurde, ehk siis kõike seda, mida me rääkisime, on olemas ka esmaspäeval ja teisipäeval kuni kella 3-ni. Ehk siis, kuhu tulla tuleb? Pärnu maantee 230, murd 1. Ja esmaspäeval oleme siis 7-ni ja teisipäeval kella 3-ni. Külasta meie poodi. Me oleme siin, et sind aidata. Me anname sulle nõu, kasuta seda Jaani šašlõki retsepti, see oli tõesti maitsev. Ja meie poolt siis head Jaani!